Tere kõigile! Minuga koos siin salvestamas on Kajamaa kooli õpilasaktiiv. Siin on Marten, kes käib 9. klassis. Siin on Helerin, kes käib 9. klassis. Veel on meiega kaasas Viola, kes käib samuti 9. klassis. Ja Lukas, kes käib 6. klassis. Ja me oleme siin koos sellepärast, et tahame teile tutvustada ühte üritust, mis toimub 15. detsembril Kajamaa koolis ja mille eestvedajaks oleme meie kõik. Ehk mina, Tere, Aigi, Kajamaa kooli huvijuht ja meie Kajamaa kooli õpilasaktiiv. Koos huvijuhiga siis veame seda toredat sündmust 15. detsembril, milleks on jõululaat. Helerin, kas sina tead, mis päev on 15. detsember? See on esmaspäev on. Lukas, kas Kajamaa koolis on 15. detsembril tunde? Ei ole. Ei ole, meil on täiesti tundide vaba päev 15. detsember Kajamaa koolis. Mis meil siis toimub, Viola? Meil toimub üks väike nagu laad, kus lapsed müüvad asju. Aitäh, Viola! Nii, Marten, Ja. mis toimub Kajamaa koolis 15. detsembril? 15. detsembril toimub meil Kajamaa koolis jõululaat. Kas te soovite või midagi teada? Mis me seal jõululaadal teeme? Oi, me mitte ainult müüme ega ostame, vaid me saame teha palju erinevaid meistertamisi ja ehitamisi ja võib-olla isegi palju mängimist saab olla. 15. detsembril on kõigil meie kooli õpilastel võimalus tulla laadale müüjaks, kuid siiski need lapsed, kes ei soovi müüma tulla, ka neile on mõeldud. Ja Lukas, kas sina tead, mida nemad teha saavad? Meie kooli õpilased saavad olla töötubades. Kas sul on veel mingit infot, millised töötoad need võiksid olla? Või veel ei ole? Ei ole. Ei ole veel infot. No igal juhul kindlasti tulevad toredad töötoad. Nii, selleks, et tulla Kajamaa kooli jõululaadale müüma, selleks tuleb ennast registreerida müüjaks. Helerin, kas sina tead, kuidas see käib? Sa läbi lingi. Kus see link on? Kus sina nägid seda? Stuudiumis? Ja, või läbi Kajamaa kooli Facebooki kodulehel on see täiesti olemas. Just, et meil on siis Kajamaa kooli Facebookis on meil ilusti olemas event ehk üritus tehtud, mille all on info ja seal on siis ka see link, mille kaudu saab registreerida. Meie lapsed Kajamaa koolist saavad tulla müüjaks. Kas keegi saab veel tulla müüjaks, Marten? Muidugi saab veel tulla veel müüjaks. Mitte ainult Kajamaa kooli lapsed, vaid ka Saku algkooli õpilased saavad tulla. Just nimelt. Müüjaks on kutsutud ka Saku algkooli õpilased, ehk siis 1. kuni 4. klass Saku gümnaasiumist, meie kõrvalmajast, on ju, saavad ka tulla müüma ja kindlasti tulevadki. Nii. Millest me veel võiksime rääkida? No mis te arvate, mida need lapsed sinna müüma tulevad? Igasuguseid asju, küpsetisi või käsitööd. No mis sa arvad, mis need küpsetisid võiksid olla? Mõned võib-olla teevad juba piparkooke, muffineid, küpsiseid. Ma olen sinuga nõus, et umbes nii see on. Helerin, mis sa arvad? Käsitöö, mida siis õpilased müüma hakkavad selle käsitöö osas? Kindlasti palju kaelakeesi, kõrvarõngad, ehted, mingid, ma ei tea, peavõrusi. Ja nad on ju kõik need asjad ise teinud, ja, on ju? et see on täitsa puhas käsitöö on see. Laste enda tehtud. Ja. Ma olen näinud, et hästi palju on tegelikult käekette. Ja need on päris palju ja eelmine aasta ma kosin ka lausa kõrvarõngaid seal, et see on tõesti väga käsitöö ja lausa tõesti väga ilusad on ikka need. Ja minu meelest ongi väga tore, et need lapsed on ju kõik need asjad ise teinud ja kui nad tulevad selle küpsetiste ja hõrgutistega, siis nad on võib-olla seal pool ööd oma emaga küpsetanud, et see on minu meelest väga-väga armas. Ja Marten, mis sa arvad, palju nende asjadest raha küsitakse?
no esmalt ma ei mõtleks, ma ei arva, et nii kallilt müüdakse, sellepärast, et tegemist on jõululaadaga, kõik peaks olema ausad ja ilusad, viisakad, et ma pakun seda, et vähemalt 50 senti kuni 1,5 eurot on hinnapiirang, mida hakatakse müüma laadad. Et see on jah, 50 senti, ma olen näinud küll muffineid 50 sendiga ja mõnikord vist viineripirukat ka. Ja, aga muidu ma arvan, et näiteks käevõrud, oleneb millest nad tehtud on või need käeketid, et need on võib-olla natuke kallimad isegi, sest seekord on meil tegemist jõululaadaga ja see on täpselt enne jõule ja kõigil on ju võimalus müüa jõulukingitusi ja nendel, kes tulevad ostma, neil on võimalus osta jõulukingitusi. Ja, et see on nagu väga hea koht, kus ka osta jõulukingitused. Just. Et tavapärane hind on ka olnud mingi 2 eurot ka, nii et see on päris hea hind samas. Jaa, 2 eurot käevõru eest jõulukingiks minu meelest suurepärane. Jaa. Aga mis te arvate, kas kaardiga saab maksta? Ei saa. Ma loodan, et saab. Sulle raha saab maksta. Marten tahab kaardiga maksta. No jah, see on palju lihtsam. Õpilane Mallele 5. klassist. No, me võime laenata neid kaardimasinaid, kus saab panna PIN-koodi. Seal saab ainult maksta sulle rahas. Just. Meie Kajamaa kooli jõululaadal saab maksta ainult sularahas. Tulge palun oma sularahaga. Kui ka veab, siis ka ülekandega saab ka. Ülekandega, no ja see on nagu oma... See on nagu, eelmine aasta me saime nagu ka ülekandega. Et leppisite kokku selles mõttes, kui kellegil polnud raha ja oli mõni kallim asi. Ja siis saab. No ja väga äge, ma ei teadnudki, et niimoodi, jah, tõepoolest see on ka võimalus. Nii, kas meil on midagi rääkimata? Viola, räägi meile jõululaadast. Okei. Jõululaad toimub ju 15. detsembril Kajamaa koolis kell 10 kuni 12, ma usun. Ja, nii on. Ja tead sa veel midagi jõululaada kohta? Tahad sa meile midagi rääkida sellest? Seal ainult ei müü nagu asju ju õpilased, kes võivad seal müüa asju. Seal ka saavad müüa nagu õpilased nagu teistes koolides, ma mõtlen. Saku gümnaasiumi algkoolist. Aga mitte kui oled täiskasvanud. Sa lihtsalt oled seal. Mis sa arvad, Viola? Me teeme selle Kajamaa kooli jõululaada meie 2. korrus aulas. Kui palju müüjaid sinna mahub? Ma ei tea, mida sina arvad? No mitte väga palju, need kohad on piiratud ikkagi laadale. Ma arvan, et 10 kindlasti mahub. 10 mahub kindlasti. 10 kindlasti. No ütleme, ma arvan, et 30 kuni 50 müüjad, maksimum 50 on liiga palju ilmselgelt. Selles mõttes, kui me võtame need suured lauad, mille taha mahub ikkagi 2-3 last, siis me saame natukene, aga ühesõnaga kohtade arv on piiratud. Registreerimisega peaks juba tegelema, kui sa tahad müüma tulla. See on täiesti tasuta kõigile õpilastele, mitte mingisugust kohatasu, lihtsalt rõõm müümisest. Meil on Kajamaa kooli jõululaadal tegelikult väljas ka siis selline heategevuslik jõululoos, millel on siis iga loos võidab, on ju, ja sellega me kogume siis Kajamaa koolis raha oma pannkoogimasina jaoks. Kristi? Aga mis võimalik auhinde me saaksime selle loosist? Aga kuulge, mis teie seal teete, Lukas? Mis meie õpilasaktiiv teeme seal jõululaadal? Meie üleüldiselt hoiame korda seal näiteks ja aitame seal inimesi. Kas me võtame mikrofonid kätte? Ikka. Mis me nendega teeme? Me küsime, mida inimesed müüvad. Mida need õpilased müüvad, just. Et kõik müüjad saavad tutvustatud, kõik saavad öelda, mida nad müüvad mikrofoni, öelda, kui palju need asjad maksavad, ehk siis saavad endale keset laata läbi õpilasaktiivi reklaami teha. Marten, mis sa sellest arvad? Kas see on hea? Oi, see kõlab väga huvitav olevat, aga mind huvitab see kõige rohkem, kui suur konkurents sellest tekib, et kui palju huvitavat reklaame nad loovad, nagu kui huvitav see saab olla. Ma väga sooviks näha, kuidas nende reklaamid on koostatud, nagu lasevad neil loovust minna lakke, mõtlevad igast asju ja nagu
ainulaadselt kaunistavad, disainivad, et kuidas nemad oma tooteid näiteks näitavad või teavustavad, et selles mõttes see on väga hea viis arendada oma loovust ja mõtlemisviisi, et mina kiidan selle idee heaks. Ma olen sinuga nõus, et mina olen ka üldiselt laatadel näinud väga ilusaid kaunistusi, seda, kuidas need igasugused hinnad on kaunistatud, kuidas laud on kaunistatud ja kuidas siis tegelikult ka väga palju vaeva on nähtud nende igasuguste küpsetistega, samamoodi selle käsitööga, et selleks ju ikkagi tuleb võtta aeg, et seda kõike teha, et sa saaksid sinna laadale müüma tulla, kõik need asjad meisterdatakse siis vabast ajast, on ju, kui sa ei ole trennis, kui sa ei ole koolis ja kui sul on õpitud tegelikult. Nii et igal juhul on see väga äge, et selliseid asju tehakse ja et ka meie see aasta teeme seda Kajamaa kooli jõululaata. Nii, Lukas, mis sa arvad, kas meil on midagi veel rääkimata? Meil on veel lõunasöök ja selle kõige lõpp. Jaa, tõsi, tõepoolest. Kajamaa kooli õpilastele lõpeb siis see päev lõunasöögile minekuga, ehk siis kell 12 saab läbi laat, siis pannakse kõik viimased asjad kokku, meie lapsed lähevad sööma ja peale seda on nende koolipäev läbi, nende laadapäev läbi ja siis nad saavad bussidega koju sõita, sest esimesed bussid juba sõidavad sellel päeval ilusti. Nii. Ja kas siis algab vaheaeg? Siis ei alga vaheaeg, see on 3. advendipäev tegelikult ja enne seda, kui me hakkame laata pidama, on meil aulas 3. advendi hommik, kuhu me kõik läheme. Mis seal tehakse? Seda otsustab 3. kooliaste, kes 3. adventi korraldab. Isegi mina ei teadnud seda. No vot. Nii, ja Lukas, kas meil oli veel midagi? Minu arust ei ole. Ei ole. Vaatame. Nii et Martenil oleks siis lõpusõnad. Ma soovitaksin teil valmistada juba ette, kas või täna hakake küpsetama, valmistama, meisterdama, ükskõik mida, mõelge välja, kuidas te reklaami kavandada, kuidas te hinnad välja panete ja nii edasi. Ning kuidas te oma rõõmu ka väljendate ja et teistele inimestele võiksite ka kinkida midagi, et teha nende jõuluhing väga heledaks ja rõõmsaks. No see oli igal juhul väga ilus lõpetus, aitäh sulle, Marten. Aitäh, Helerin, aitäh, Viola, aitäh, Lukas, et te tulite meiega siia stuudiosse ja aitäh kõigile, kes meid ära kuulasid. Aitäh! Aga kohtume nüüd jõulunädala. Head aega! Head aega!